Ahoi, Liisa! Teine tööpäev Tartu linnalinnis ja paistab, et sulle meeldib. Vaatame, mis toob tänane päev. See Karlov on selline hipsterite kant või? Jah, võib täiesti öelda. Aga supilind, vanasti oli supilind. Vanasti oli supilind selline. Tere Liisa! Ramses, tere! Jõudnud e-kaubamaja juurde. Jaa. Lõpuks ameti. Õnneks ma tegelikult ei ootanud kaua. Ma olin juba kaubamaja juures. Tulin peale. Ma ei tea, kas sa panid tähele, aga... Ahaa, väga hea. Väga tähelepanelik bussijuht järelikult. Kuidas sul läheb? Väga hästi. Väike saps on sees ikka, aga juba tunnen kindlamalt ennast. Ma vaatasin, et meil oli Karlova kohviku juures natukene kitsas vist vahepeal või? Kas rattur või tagumik või autouks? Kelle valin? Ma ei saa kommenteerida. Ta tuleb pressib ennast peale, sa ei mahu mööda. Vaata, ettevaatusse keerad tagumikuga pärast selle sõiduauto vastu, vaata, jälgi, sa ei saa nüüd keerata ennast sinna. Ma tagurdan sest. Just, aga kas sul selja taga on kedagi või? Ei ole. Op, sul on sõiduauto selja taga. Noh, juhtub ikka. Või mis? Ei juhtu või? Juhtub ikka. Ikka juhtub, muidugi juhtub, kahtlemata juhtub. Natuke nalja ka siia. Ei, no muidugi jah. Läkski nii ka. Muidugi. Juba tahtis raadiot käima panna siin, ei ole midagi, noh. Siis oleks veel lõbusam. Ja tänane päev on liin number 9 hommikust õhtuni. Lõunast. Mis päeva, mis kell hakkas? Lõunast õhtuni igatahes. Päevad see ei ole tea. Aga muidu jah, ühte liini. See on siuke mõnus liin, mulle tundub. Selline... Saab kõike. Ja homme? Homme maakond. Ongi ju. Jah, Kallastesse. Siis tuleb homme ka vägev päev, ma arvan. Ja lööd sa ka? Ma vaatan kella ja ma arvan, et varsti peaks bussimootori käima panema, sest meil on vist väljumisaeg kohe jälle. No ärme siis lobise siin enam. No nii, kõik on peal. Täitsa mõnus, et... See oli Ramses sinu jaoks korraldatud see ekstreem. Ei ole midagi, et eks need Karlova tänavad olegi vahepeal. Mõned tänavad on lihtsalt Tartus kitsamad, aga tegelikult kõik on sõidetav ja ma usun, et Liisa on siiamaani päris hästi hakkama saanud. Ei ole nagu niisugust hirmu ei tundnud igatahes. Ja vaatame, mis edasi saab. Eks ma sõidan kesklinna tagasi nüüd, et mis tee peal veel juhtub või ei juhtu. Urhe ja sõitja. Mnjaa, kui nii võtta, siis Liisal bussijuhi kogemust juba jagub. On ta ju käinud vanu linnaliini busse toomas nii Leedus kui ka Rootsist, neid rohelisi, ja lisaks teinud ka mõned sõidud lasteaiarühmaga. Huvitav, kas Liisa eelmine amet, lasteaiaõpetaja, oli ka nii põnev kui bussijuhi amet? Oota siin. Pilksa tulesid talle, las ta tuleb ära. Oota. Sõidukajuhil oli vaja lihtsalt mööda pressima hakata. Nii, järgmine. Miks sa tuled?
No ei saa inimene aru, no oota, ära peegel, stopp. Ei, seal on ruumi küll. Aga keerasid lihtsalt siia paremale poole peale, et vilguta tulesid või mine nagu kindla peale otsa ära, ürita nagu päästa selles mõttes, et temal sõiduautoga on tunduvalt lihtsam tagurdada see mõni meetrit, kui sinul hakata seal kusagile mahutama ennast selle 2,5 meetriga või veel enam tagurdama selle 12 meetriga, et näed, sind tänatakse. Teie tööpäeva lõppunud, aitäh teile! Selline tervitus. Just täpselt. Siin tööpäeva lõpus kindlasti, et vaadata üle, et sul nagu buss on tühi, et sa kedagi parki ei vii. Mina olen näiteks ühe viinud parkinud. Okay. Mul oli lõõtsapäev või jõudsin pilgu viskasin, et sa võid minna ära. Nojah, no minemas. No mineme. No vaatasid küll nagu peeglist 18 meetrit, vaata. Ja siis ma nagu ei näinud küll, et vaatasid ühtki pead ei paista ja ma sõitsin, eks ole. Jõudsin parkima, läksin juba tankima ja mul buss, tavaliselt ma nagu lähen See võib ikka nii hea olla. Ma läksin bussi tagant, üldjuhul lähen bussi tagant otsast välja, et ongi, et ma võtan tankimiskaardi ja ma kõnnin läbi bussi ja tagant. Nii, ja kindlasti rool jääks otsaks pärast, et kui sul... Ja ongi kõik. Siin on tööpäeva lõppenud. Ja nüüd on nagu see koht, kui sul on nagu mingisugust infot, et a la klaasipesu on vähe või mis iganes oli, siis sa paned selle sildi välja, eks ole, või ütle bussipaigutajale mingi info edasi. Aga praegu meil nagu midagi ei olnud, nii et paneme tankima ja ongi hästi. Mass lükka välja kindlasti. Kohe ennem, jah. Ja esimene uks teega lahti. Nüüd saan ikka, mis on väljas ju. Me õpime, ära sega. Juba nägid Facebookis või? Tere! Nii, nurgaluuk tuled ja lahti. Nurgalöök. Nurgalöök, jah. Et me paneme tankima ka selle bussi ära. Nii, punn võtta otsast ära. Nüüd võta püstol. Nii kaugele jäi või? Ei jäänud? Nad on viltusel ja vaata kraan keera õigesse asendisse. Ennem sa ei saa teda sinna otsa sättida. Nii, otsa. Jah, nüüd keera kraani. Nii, ja veel kord. Ja kõik. Olemas. Just. Hommikuks on bussil. See jääb nii lahti, jah? Just. Okei. Tubli töö! Aitäh sulle! Väga super oli. Väga super. Mul on nii hea meel. Ma olen ka nii rahul, et ma sinu otsa sattusin. Mina olen rahul, et mu esimene stažöör oli selline, nagu ta on. Jumala super töö. Nagu iga ringiga järjest veel paremini ja need kaevukaanaluugid. See oli nii äge. See on su isiklik see oli nii äge ja väga super. Aitäh sulle. Tulge kõik, nagu te saate siit linna tundma õppida, näete inimesi, suhtlete nendega, saate aidata kaasa sellele, et inimesed oleks õigel ajal õiges kohas. Ja see on teine mõte. Ja juba algabki 3. tööpäev. Ees ootab maakonnaliin ja linnaliin lõõts bussiga peale lõunat. Nii, täna läheme maakonnaliinile. Täna on vaja juhikaarti. Ma näen täna andmed siit alla ennem igaks juhuks. Ohoo, mis masin see on? Iveco. Selle masinaga harjumine võtab veidi rohkem aega kui tavapäraselt. Tegemist on manuaalkäigukastiga masinaga, CNG mootoriga ja loomulikult sõidumeerikuga ja sisestada tuleb juhikaart.
kuna tegemist on ikkagi stažööripäevadega, mis tähendab, et noor algaja bussijuht õpib kogenud bussijuhi kõrval, siis pole karta mitte midagi, sellepärast et Ragnar, kes sattus tänases juhendaja, väga tore ja selgitab asju väga lihtsalt. Tere hommikust. Kuhu sõidame? Kallastel. Kallastel. Palun valideerige oma kaart. Kas kõik on okei? Rõõmu ka, hästi. Jah. Ilusat päeva. No paistab, et kõik sujub kenasti. Inimesed tulevad peale ja lähevad maha ning bussijuhil on tuju hea. Siin, keset lopsakat rohelust, närv lausa puhkab pingelisest linnaliiklusest. Tere! Tartu, palun. Tartu. Tartu bussijaam. Nii. Jah. Aitäh. Tere. Tartu bussijaam. 2 Tartu. Kuidas see 2 oli? Grupipilet? Jah. Ja siis valid üle. Täispilet 2. Okei. Nii, võib viibata. Korras, aitäh. Tere. Teie olete koos, selge. Tere hommikust, Tartu. Täispilet. Nii, võib panna sinna kaardi. Korras, aitäh. Siis saab niimoodi
kasvatada. Meil on purgis kilemajad on, mul on naabritel on suured kilemajad ja meil endal on ka natuke ja. Kilemajas on mahtu juba purgid, jah. Selle koha peal on, jah. Väga hea aja, tule. Teeme uksega lahti. Ja tark. Kõike head reisi teile. Aitäh teile, ilusat päeva. Linna palun, Atlantis. Atlantis. Pilet ja või. Aitäh. Tervist Tartu kurssi on võib-olla. No nii, Liisa, kas kõik läks hästi? Jumala minna. Teiega minna. Jess. Nii. Jutsale. Awesome. No küll see maakonnaliin alles käis kiirelt ja lõbusalt ja lihtsalt. Aga nüüd tuleb buss CNG gaasi täis tankida, korda sättida Kruvireegel, füüsikaseadus. ja enda vaim valmis panna järgmiseks sammuks, nimelt lõõts bussiga linnaliini sõiduks. Siirab. Siin on ikka juht. Lõõts läheb liikvele liin number 4. 18. Miks ta nii pikk on? Normaalne või? Varsti 2 minutit. Ja enne kui nüüd päris linnaliinile minna, siis otsustas Ragnar, et paneb Liisa veidikene platsi peal masinat tunnetama ja harjutama, nii et tuleb teha mõned tiirud, et masinaga tuttavaks saada. Ja siis, kui on tunnetus olemas, asume teele linna poole. Proovi siis need inimesed peale võtta seal. Kas teie teate, kelle lemmikbuss on lõõtsbuss? Õige vastus, äärekivide lemmik.
käemärkidega niimoodi, onju. Vot siin selle kasepuu selle kõik alustada ka, jah. Aga lihtsalt eestikeelsete sõnadega, et ei uskunud, et inimene, no nii noor saab kohe, pika lõõsabussiga hakkama, 18 meetrit ikkagi. On ka selline kumel peatus, tehniline. Tagakesi läheb, ajab ennast siduda. Peatused ja kõik olid ideaalsed. See uksenurk segab siin aina peegiks? Ei sega. Ei sega? Seda ei sega. Meil õnnestus isegi selline päev teha, et me ei keeranud ühestki äärekivist ega kuskilt üle. Pärast kusjuures, kui ma läksin dispetseri juurde ja seal oli teisi lõõsamehi ka, kes lõpetasid, siis kõik olid ka huvilised. Mitu äärekivi oli? Me lõpetasime 0 äärekiviga. Ei, väga, ma olen üliüllatunud, et väga hästi sõitsid. Juhendamist oli siin minimaalselt, nii palju kui võõras linnas inimene sõidab, aga niimoodi auto käsitsemine on küll või bussi käsitsemine, et ei oska ühtegi halba sõna öelda. Kõhubuss ootab teda väga tööle. Kahe otsaga küsimus. Nii ilus. Väga hea, väga hea. Plussiga. Kui 5 oleks nagu maksimum, siis 5 mitme plussiga. Jaa. Mine rahulikult. Siis tunnetuse järgi vaata, et see nurk vastu üle. Keera juba. Väga hea. Nüüd hoia siin pool nii kaua, kui sa saad sirgeks võtta ajama teda. Siis tõmba nagu tagasi siia paremale pool. Lase otsa. Kohe tööle ära siia. Ära peale minna. See on päris kõrge. Jah, esimese ukse või teina peale. Väga hea, sobib. Ei, väga hästi. Ma ei oska mitte midagi halba öelda. Ei oska öelda lihtsalt. Kuigi tahaks. Ei ole midagi. Ei ole midagi öelda halvasti. Ei ole, kõik on hea. Ma isegi olin üllatunud veel. Tükk aega õhtu mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Et nii noor tütar läheb, see tuleb ja sõidab võõras linnas. Mina esimest korda vist lõõsaga sõitsin
see oli ka mingi 3 aastat tagasi, siis noh, ma tundsin linna, onju. Aga noh, ma ei tea, ega millegagi alla küll ei jäänud, ütleme niimoodi. See on ausalt niimoodi. Jah. Ja ongi Liisa Tartu linnalinni bussijuhi saated selleks korraks läbi. Aga bussijuhi load on taskus Liisal ja iga kell, kui ta soovib, võib ta tulla ja Tartus ja kus iganes Eestis ringi sõita. Sain kiita, olin tubli, ise tunnen ka ennast väga hästi. Õhtul juba oli parem tunne, silm säras, jalg oli raskem, peatusi märkasin rohkem ja oli mõnus. Jah, algus on väiks sapp sees on ju, aga see läheb ruttu üle. Sõidad ja vaatad ja ongi hästi.